Doktor Tõnu Vanakesa, miks tekib inimestel kopsuvähk? Kopsuvähi tekke põhjuseks on peamiselt suitsetamine. Juba aastakümneid tagasi, 30. aastatel tehti esimesed sellised epidemioloogilised uuringud, kus siis leiti seos kopsuvähi ja suitsetamise vahel. Nii et peamine põhjus, miks kopsuvähk tekib, on ikkagi pikaajaline ja staažikas suitsetamine. Kuidas suitsetamine siis kopsu mõjutab? Sigareti suitsetamise peamised ohud sisalduvad eelkõige selles samas sigaretis või tubakasaaduse vormis, mida siis suitsetatakse. Ja kõige põhilisemad on need kantserogeenid ehk vähki tekitavad ained, mitmesugused keemilised ühendid, millest kõige tuntumaks on tõrv. Väga oluline on sigareti suitsetamise juures tõrvasisaldus ja mida suurema tõrvasisaldusega on sigaretid, seda kiiremini kopsuvähk ka tekib. Ma lihtsalt suitsetan ja ma ei oskagi seda kuidagi põhjendada. Ma suitsetan ilmselt halvast harjumusest, mugavusest ja sellest, et ma olen lihtsalt sellega harjunud. See on mulle ehk alaealisele keelatud ja keelatud vili on alati kõige magusam, nagu öeldakse. Igal aastal diagnoositakse Eestis umbes 750 esmasjuhtumit. Meestel diagnoositakse kopsuvähki umbes 600 juhtumil ja naistel umbes 150 juhtumil. Ma pean ütlema seda, et viimastel aastakümnetel on meeste kopsuvähki haigestumus suhteliselt stabiilne. Küll aga on kasvanud haigestumine naiste hulgas ja viimase aastakümne jooksul, viimase sajandi viimasel kümnendil on tõusnud haigestumine kopsuvähki naistel ligi 30%. Kas sa oled üldse muutunud oma tervise suhtes teadlikumaks pärast seda, kui sa üritad loobuda suitsetamisest? Jah, selles mõttes, et ma leidsin endale asendustegevuse, me naersime ise, et peab igasuguse asendustegevuse leidma, et siis mul on niiviisi, et ma olen hakanud jooksmas käima, mis on minu jaoks täielik kuulpähe üritus, sest ma ei ole elus mingisugust trenni teinud. Ma olen käinud mingites erinevates trennides, aga ma ei ole kaua vastu pidanud, sest mul ei ole püsivust lihtsalt. Aga nüüd on küll niiviisi, et ma jooksen päevas 7,5 kilti kuskil ja muidugi pärast jooksu on küll selline õudne power tunne, et hästi mõnus. Olen Karmen 17, ilus paar võiks saada meist, kui mind viia sa ei saa. See on väga tore, et 35-aastased inimesed tulevad ja ütlevad, et nüüd ma tean, et suitsetamine on mulle väga halb harjumus ja ma tahan sellest loobuda. Ja nad põhjendavad seda võib-olla nii, et nad on oma elu teinud ise sellega raskeks. Nad on väga palju õppinud ja töötanud, et jõuda sinna, kuhu nad on tahtnud jõuda, saavutada seda, mida nad on tahtnud saavutada ja nad on tõdenud, et kui nad võiksid hakata seda saavutatud nautima, siis nad on haiged ja naudingust ei tule enam midagi välja. Nad ei saa teha sporti, mida nad tahavad teha. Nad ei tunne elust nii palju rõõmu, sest kui nad lähevad koos mittesuitsetava inimesega trepist 5. korrusele, siis mittesuitsetaja teeb seda väga kergesti, aga suitsetav inimene hingeldab juba 3. korrusel. Mis oleks sinu jaoks piisav põhjus mahajätmiseks? Näiteks tervis. Hetkel ma plaanin 18-aastaseks saades suitsetamise maha jätta. Suitsetamisest loobumist saab aidata maha jätta, toetada inimest. Eeskätt saavad seda toetada sõbrad, lähedased. Samamoodi võib inimene pöörduda ka selle abi saamiseks perearsti poole või erialakliinikusse, kus tegeletakse suitsetamisest loobumise nõustamisega. Kindlasti on väga oluline ka see, et inimene ise oleks motiveeritud suitsetamisest loobuma ja seega väga paljud inimesed püüavad seda ka ilma kõrvalise abita ise. Mida teie arstina ütleksite noorele inimesele, kes on just alustamas suitsetamist? Kui ta on alustamas, siis ära alusta. Aga kui ta on juba alustanud, siis peaks iga sigaretiga mõtlema, kas see tasub riski, sest et elu ka vanemas eas on elamist väärt. Mida sa ütleks sellisele noorele inimesele, kes on alustamas suitsetamist? Et ta ei
ta ei alustaks. See on täiesti kahjulik, ma ei soovita absoluutselt mitte kellelegi. Mina ise jäin lihtsalt selle kütka oma enda lolluse pärast. Nii palju, kui ma olen näinud enda kooli juures, kuidas 5. klassi väiksed poisid-tüdrukud käivad suitsetamas, see on rõve. Ise, kui sa oled nii väike, siis vaatad end peeglist, tundud suur, tundud tugev, tundud valmis, aga pealtvaatajana see on lihtsalt väga vale. Kõige parem on öelda, kui palju sul raha selle peale läheb. Hakkab mõtlema, et jah, et ei ole seda väärt ikka. Suitsetamine on väga kallis, suitsetamine on väga kahjulik. Tekib küsimus, et miks siis ikkagi nii paljud inimesed suitsetavad? Ma arvan, et noorte puhul on see tõepoolest enese otsimise, identiteedi leidmise periood, sõbraga suhtlemise vahend ja ju siis inimene ei ole endale piisavalt teadvustanud, et tegelikult selles kaunis pakendis müüakse vast jämedalt öeldud surma. Seetõttu ongi tubaka ennetus ja nende programmide rakendamine ka koolides äärmiselt oluline. Mis on siin Eestis sinu jaoks kõige suuremad takistused suitsetamise mahajätmise juures? Kõige suuremaks takistuseks on siiski see, et iga nurga peal on kuskil putka, kust ma saan minna ja osta suitsu. Kui keeruline on sul Eestis sigarette kätte saada? See oleneb kohast, on keeruline ja ei ole, aga kui ma ise ei saa, siis ostab näiteks vanem sõber. Kui tihti on juhtunud, et sinu käest on dokumenti küsitud? Paar korda. Enamasti ei küsita dokumenti? Ei küsita. Kuivõrd on Eesti riik teinud endast sõltuva, et meil oleks võimalikult vähe suitsetajaid? Eestis on väga hea tubakaseadus. Küsimus on vaid selles, kuidas me seda seadust järgime. Teine küsimus on tubaka hinnas ja kättesaadavuses. Me teame jällegi maailma uuringutest, et tubaka hinnatõus 1% võib vähendada circa 5% suitsetajate hulka, noorte puhul isegi 15%. Seega oleks vajalik järgida seadust ja mitte alaealistele müüa, sest alaealised ise väidavad, et nendel ei ole mingit probleemi tubaka kättesaadavusega, nii on viimased uuringud öelnud. Milline oleks sinu sõnum nendele päris noortele inimestele, kas või nendele samadele 15-16 aastastele, kes arvavad, et suitsetamine on midagi poppi ja lahedat? Ma lihtsalt siiralt loodan, et nad ise saavad mingil hetkel aru, et tegelikult see ei ole ju popp, et mis selles siis poppi on, et ma ei taha kellelegi öelda, et oi, suitsetamine on jälle paha ja ma arvan, et sellest ei ole midagi kasu. Lihtsalt inimene peab ise selle arusaamiseni jõudma, et tegelikult ma arvan, et see ei tee elu paremaks ja tegelikult suits ei maanda stressi, et on hoopis muid vahendeid, ma arvan. Mida ütleksite teie noorele inimesele, kes on just neil päevil läitmas oma esimest sigaretti? Ma ütleks niimoodi, et mõelge sellele, kuidas vaatavad teie peale kaaslased. Kui te suitsetate, siis te näitate, et te ei pea endast lugu. Te ei pea lugu ei oma tervisest ega oma heaolust. Ja kui te endast ise lugu ei pea, siis ei saa teist mitte keegi lugu pidada. See on märk sellest.